tere, mina olen Johannes Lillaver, ma olen 17-aastane ja ma olen ise õppija. Nagu ka teie seda videot vaadates, kus te vastutate ise enda vaimse arengu eest ja jälgite neid asju, mis teile päriselt huvi pakuvad. Ja mu kool on olnud väga vastutulelik, nii et mul on selline võimalus, kus ma saan suurem osa oma ajast õppida tegelikult päris maailmas, mitte kooliruumides. Ja ma usun, et selline õppimisviis on väga sügav ja efektiivne ja ma tahaksingi täna siis rääkida mõndadest ideedest, mis mul on tekkinud. Mul on peamiselt 3 etteheidet siis hetkel olemasolevale koolisüsteemile. Esiteks on see, et õppija ei ole avatud infole. Teine on see, et õppetunnid ei ole eriti efektiivsed ja kolmandaks, et võib-olla suur osa sellest, mida õpetatakse, ei ole vajalik. Ma teeksin enam väikse märkus, et ma räägin siis põhikooli lõpust ja gümnaasiumist, mitte algklassidest. Esiteks algklassid on väga raske teema ikkagi, kuidas hoida nagu laste loovust ja samas õpetada neile korda ja ma ise ka ei mäleta enda algklasside aega nii palju ja minu jaoks on kergem rääkida gümnaasiumi astmest. Ja teiseks, ma arvan, meil oleks vaja mingit eesmärki, mis üldse koolil on, sest et nagu ma ei saa haamrile teha etteheiteid, kui ma ei tea, milleks haamer mõeldud on, siis ma ka ei saa eriti tegelikult neid etteheiteid teha, kui ma ei ole sõnastanud ära, milleks kool on mõeldud. Ja ma tahaksin öelda, et minu arust kooli peamine eesmärk võiks olla noore inimese eluks ettevalmistamine. Ja siis need etteheited on selle põhjal. Alustame esimesest. Õppija ei ole avatud informatsioonile ja ma arvan, meil kõigil on tegelikult motivatsioon õppida. Nagu meil on tegelikult väga suured eeldused endale ja paljudel lastel on ka tegelikult ambitsioonikus, aga see lihtsalt ei tule koolis välja. Ja ma väga usun, et kõik on võimalik, kui me seda lihtsalt tahame, aga samas, kui meil ei ole huvi millegi vastu, siis me võime leida 1000 takistusi, miks me seda teha ei saa. Nii et üks suurimaid asju, mis mõjutab õppijaid, on motivatsioon. See võib tulla väljaspoolt, näiteks soov saada välismaale ülikooli või mõni tore õpetaja, kellel ei taheta pettumust valmistada või lihtsalt väga kurjad vanemad. Aga teine võimalus on, kui see motivatsioon tuleb seestpoolt, huvist päriselt selle imelise maailma vastu, mis meie ümber on. Ja soov teada natukenegi rohkem iga päev. Ja ma arvan, et seda asja oleks vaja koolis arendada, sest et peale 12 aastat koolis, kui meil ei teki motivatsiooni õppida, siis paari aastaga me unustame kõik selle ära. Aga et võib-olla need 12 aastat kooli peaksidki olema motivatsiooni kasvatamiseks. Kas või hea näide sellest, et motivatsioon on väga tähtis, on vahetusaastad. Noored, kes lähevad vahetusaastal, õpivad 3 kuu kuni aastaga ära selle keele, kuhu riiki nad lähevad. Peaaegu alati. Aga samas me õpime mingi 6 aastat vene keelt ja ma tegelikult ei oska vene keelt. Ja väga paljud mu sõbrad ka mitte. Või näiteks saksa keel. Mõned õpivad seda mingi 3 kuni 6 aastat ja ikka ei saa seda selgeks, sest et ei ole lihtsalt motivatsiooni. Kuidas siis tekitada noores õppijas motivatsiooni? Peamiselt minu arust on motivatsioon seotud 4 asjaga. Esiteks vajadus, mis on siis põhimõtteliselt päris elu, ehk siis mida sul läheb vaja päris elus. Ja kui õpilane ei tea, miks või kuidas või millal ta seda kasutama hakkab, mida ta õpib, või siis miks ta üldse seda õpib, siis ta lihtsalt ei suuda keskenduda sellele. Kujutage ette, kui selle asemel, et ma räägiksin siin haridusest, ma prooviks teile seletada saltosid. Aga ainult teooriat. Ilma pakkumata teile võimalust seda saltot teha, ilma rääkimata, miks seda saltot üldse vaja läheks, või ilma, et teil oleks eriti huvi selle vastust, et ma ei tea, see on ohtlik ja te võite võib-olla luud ära murda ja lihtsalt mingi saltod. Teil ei ole arvatavasti selle vastu huvi. Võib-olla te kuulaksite viisakusest 5 minutit. Sama on paljudes ainetes meil kooliga, kus me tegelikult ei näe, miks neid kasutatakse. Me ei puutu kokku matemaatikutega, vaid me puutume kokku matemaatika õpetajatega. Me näeme kirjanduse õpetajatega, mitte filolooge. Ehk siis me tegelikult ei näe
ja meil ei tutvustata minu arust piisavalt, milleks need asjad päriselus on. Umbes sarnane asi on aktuaalsus, mis ma arvan on teine selline väga tähtis punkt, et kui me õpime asju, mis meid hetkel huvitavad, siis me oleme lihtsalt kõvasti efektiivsemad, nagu see vahetusaasta näide oli. Ehk siis, kui me saaksime koolis natukene rohkem mõelda hetke teemadele, sest et igast hetkest siin elus saab õppida ja kui õpilane on väsinud tunnis, siis me võiksimegi rääkida unest ja selle kasulikkusest. Võib-olla õhturutiinidest, mis aitavad rutem magama jääda või meditatsioonist, et uni tuleks. Või kui mõnel õpilasel on terviseprobleeme, me võime arutada mingi bioloogiat või toitumist näiteks või kuidas stressiga toime tulla. Nagu asju, mis sel hetkel on tähtsad nendele inimestele. Kolmandaks on võim ja kontroll. Ma ei oska seda paremini seletada kui lihtsalt sellega, et firma juhtidel on selle firma vastu palju suurem huvi kui koristajal seal firmas. Ehk siis põhimõtteliselt on see, kui meil on võim ja kontroll, siis me tunneme, et see on midagi meie oma, midagi, mis sõltub meist ja meie sõltume veidi neist, nii et meil on suurem huvi nende vastu. Ja neljandaks asjaks on aeg. Tihti koolis on selline olukord, kus mind natukenegi hakkab huvitama mingi teema. Meil anti väga huvitav kodutöö, aga ma ei saa seda teha pühendumusega, sest et meil on veel 14 ainet, kuhu on vaja kodutööd ära teha. Ja sealt tekibki see probleem, kus ei saa olla sügavuti ainetes sees, aga samas päriselus mitte keegi ei taha, et me teeksime asju ülega jala. Mitte ükski firma ei taha sellised inimesi tööle ja mitte ükski abikaasa ei taha endale sellist kaaslast. Me tahame, et asju tehakse sügavuti ja pühendumusega, aga kool tihti huvitub ainult faktidest, mitte sügavast arusaamisest ja kuna aineid on mõndadel hetkedel liiga palju, siis lihtsalt jääb see pühendumus ära. Ehk siis õppija poole pealt mina sooviksin, et me saaksime õppida asju efektiivselt. Sest et tõesti, me õpime mõndasid asju 8 aastat, mida saab õigel ajahetkel õppida 1 aastaga. Ja see on tihti, miks ei ole motivatsiooni. Nende 4 asja pärast. Aga mida saab teha õpetaja selle jaoks? Ma käisin sellises saates nagu Suud puhtaks ja nad rääkisid suuremas ajast erinevatest õppesüsteemidest. Ja siis, kui ma sain korra midagi öelda, siis ma mainisin seda, et tegelikult ei ole vahet, mis õppesüsteem on või koolisüsteem. Kas see on mingi demokraatlik kool või reaalkool või Westholm. Seal ei ole vahet, kui õpetaja ei ole hea. Üks õpetaja saab ükskõik millises süsteemis tekitada huvi õpilases nende tundide vastu. Ja ta saab anda ka neid tunde ja õppetunde efektiivselt, mis oli siis minu esimene ja teine probleem. Aga samas üks õpetaja saab rikkuda ära õpilase terve päeva, terve nädala, terve aine ja mõned inimesed võivad panna lihtsalt vihkama neid kooli. Aga siin on mõned asjad, mida õpetajad peaksid proovima teha, et neist oleks kasu ja et nad saaksid olla efektiivsed ja tekitada õppijates motivatsiooni. Motivatsioon tuleb ka inspiratsioonist, kui me näeme midagi vinget, kui me näeme midagi, mis on tehtud südamega ja kuhu on panustatud palju. Need õpetajad, jah, see on väga raske töö, aga õpetajad peaksid olema staarid, geeniused, pühendatud oma alasse ja armastusega selles alas sees. Nad peaksid nägema ilu selles aines, mida nad õpetavad. Ja kõige tähtsamalt, et nende nimi ei tohiks olla õpetaja. Nad peaksid olema oma ala inimesed, spetsialistid oma ainetes. Ehk siis kirjandusõpetajad, olgu filoloogid ja füüsikaõpetajad, olgu tegelikult teadlased. Ja kool on üks asi, mida nad teevad kõrvalt. Sest et muidu nad on lihtsalt inimesed, kes ei ole näinud päris elu, sest et kui nad lõpetavad 25 aastaselt magistrikraadi ja hakkavad kohe õpetajaks, siis neil ei ole seda hetke, kus nad on väljaspool koolisüsteemi ja saavad kaine pilguga vaadata, kas seda üldse läheb vaja. Ja tähtis on kindlasti muidugi esinemisoskus, iga geenius ei ole hea esineja, aga kui nad suudavad anda seda tundi huvitavalt, praktiliselt, lastes meil teha esitlusi ja õpetada üksteist, mis on palju efektiivsemad õppimise viisid kui loengud, mis kahjuks see minu esitlus on, siis
õpilased õpivad palju efektiivsemalt. Õpetajad peaksid tegema need tunnid veidi aktuaalsemaks, ehk siis jälgima, mis hetkel toimub õpilaste elus ja proovima võib-olla olla nendega rohkem sõbrad. Võib-olla mul on parem sõna selle jaoks mentorid, inimesed, kes juhendavad meid enese leidmisel ja enda karjääri valikutes ja elus, olles lihtsalt inimesed, kes on elukogemusega ja väga suure armastusega mingi ala vastu. Ehk siis õpetajad saaksid anda võib-olla veidi laiemaid alasi ja veidi vähem olla kinni koolis. Rohkem võib-olla suunata meid teatritesse või õpetuslikke filme vaatama või õppida päriselus, nähes, mida selle ala spetsialistid teevad ja miks just need inimesed arvavad, et see aine on vinge. Aga õpetaja töö, nagu ma ütlesin, on väga raske, nii et kolmandaks asjaks on siis õppekeskkond. Ma alguses arutan siis, kuidas õppekeskkond või koolisüsteem saab aidata õpetajaid ja õppijaid esimese 2 probleemi lahendamisel, milleks siis oli see, et õppijad ei ole avatud infole, ehk siis neil ei ole motivatsiooni, ja teine on see, et õpetajad ei õpeta eriti efektiivselt. Kool võiks võib-olla, mis ma mõtlesin, et tekitada huviringid või huvigrupid, mitte vanusegrupid. Ehk siis põhimõtteliselt praeguses olukorras nõrkadel õpilastel on liiga raske tundides ja õpetajad ei saa nendega tegeleda ja samas nad tunnevad ka nagu nad ei ole eriti palju väärt ja võib-olla tunnevad nad halvasti ja kui nad juba veidi maha jäävad, siis nad löövad käega. Ja samas need, kes on edukad, nendel on liiga kerge, nende jaoks ei liiguta tunnis edasi ja õpetajal ei ole tihti aega anda neile lisaülesandeid ja nad ei taha olla nende nõrkadega samas grupis, sest et nad ei pea siis mitte midagi tegema, nad lihtsalt käivad veidi kohal ja vastavad kontrolltööd viitele, aga nad tegelikult ei arenda enda huvisi. Ehk siis nad tihti ei leia endas neid tugevaid külgi. Aga kui mul oleks huvigrupid, siis esiteks nõrgad õpilased saaksid ikkagi õppida ja mitte jääda maha teemadest, kuigi samal ajal tundes ennast täiesti täisväärtuslikuna, sest et see on huvigrupp, ehk siis inimestest, keda lihtsalt huvitab matemaatika vähem. Võib-olla neid huvitab kunst, muusika, jalgpall, me ei tea, aga siis nad oleksid enda sugustega grupis ja õpetajat oleks kergem õpetada. Samamoodi töötaks ka tugevamate, kus tugevad õpilased tahavad õppida teiste tugevate õpilastega ja siis motivatsioon ei sõltu ainult õpetajast, vaid ka õpilasi ümbritsevast keskkonnast, ehk siis teistest õpilastest, kes on ka väga tugevalt motiveeritud. Teine asi, mis siis koolikeskkond saab pakkuda, on võib-olla rohkem otsustusvõimet ja valikuid noortel lastel. Mida vähem valikuid nad teevad koolis, seda vähem oskavad nad iseseisvad olla tulevikus ja ma arvan, et rohkem valikuid on kindlasti üks asi, mida kool saab pakkuda üsna kergelt. Võib-olla vahetada veidi välja tunde, mida praegu õpitakse, ma kohe räägin sellest hiljem, ja lasta ülejäänud tundidel olla kui huviringid, lasta õpilastel proovida rohkemaid asju ja võib-olla mitte panna neile ranget eesmärki või ranget teed ette, vaid pigem panna ka ainult eesmärk ja nad saavad ise valida, kuidas nad sinna jõuavad. Eks neil on vastutus, neil on kontroll ja siis rohkem ka motivatsiooni. Ehk siis ise panevad teekonna endale. Ja võib-olla huvide süsteem oleks ka selline asi, millest siis ma tahaksin rääkida. Et see on siis kui niimoodi, et meil on kontrolltööd ainult teatud ainetes. Meil on teatud põhiained, näiteks nagu eesti keel ja matemaatika ja võib-olla inglise keel ja võib-olla mõni aine veel, mis on nagu väga-väga tähtis. Aga ülejäänud ained oleksid tegelikult huviringid kooli sees, mida nagu võib-olla peaks võtma, nii nagu valikkursuseid peab võtma, aga neis ei oleks eriti kodutöid, mis tähendab see, et inimesed saavad pühenduda kodus nendele teemadele, mis neid huvitavad, ilma et nad peaksid mõtlema selle, et neil on umbes 10 ainet, kuhu nad peavad siis tegema kodutöid. Ma arvan, et praegu on liiga palju erinevaid aineid. Ja siis 4. asi, mida koolikeskkond saab teha, ongi see, et võtta inimesi õpetajateks, kes on rohkem oma ala spetsialistid ja võib-olla kutsuda rohkem esinejaid koolidesse, kes siis peavad mingeid üksikuid loenguid ja rohkem inimesi, kes on
mentorid või profid, kes on elukogemusega, mitte ainult terve elu olnud õpetajad. Ma arvan, et see võtab kokku esimesed 2 probleemi ja nüüd 3. probleem. See, mida meil päriselt koolis igapäevaselt õpetatakse. Kas see on natuke ajast maha jäänud? Ma arvan, et on. Suur osa neid asju, mis me praegu õpime, on tegelikult välja kujunenud 18. ja 19. sajandil, kui oli tööstustesse rohkem inimesi vaja või alles ühiskond hakkas arenema 200 vahepeal ja siis. Aga praegu ma tunnen, et kuna meil on nii palju infot kõikjal, siis see info, mis meie õpikutes on meile kätte saadav väga kergesti raamatutest ja internetist. Et pigem meil ongi vaja õpetada seda huvi või oskust suhelda inimestega. Ja siin on lihtsalt mõned oskused, mida siis tööandjad soovivad nende uutelt noortelt ja mul on tunne, et kool ei paku neid. Näiteks soovitakse loogikat ja analüüsimisoskust, aga koolis me väga tihti ei pane kokku tegelikult suurt pilti. Väga suure osa ajast me lihtsalt teeme asju, aga me ei ühenda omavahel aineid, me ei analüüsi eriti palju. Ja see, kui me õppisime matemaatikast statistikat, siis analüüs ei olnud seal, kuigi mis kasu on statistikast, kui seda ei analüüsita. Ja suhtlemine, see on minu arust üks kõige suurimaid teema, sest et väga paljudel noortel on raskusi leida sõpru ja suhelda ja samas on ka vaja suhteid, et saada tööle ja et meeldida üldse tööandjatele ja kuidas olla hea naaber või hea inimene või kuidas käituda oma vanematega või kuidas hoolitseda laste eest ja kõik need asjad on seotud suhtlemisega, psühholoogiaga või siis kuidas avaldada enda arvamust, sest kui meil ei ole enda arvamust, siis me oleme tegelikult asendatavad. Minu arvamused ei meeldi, ma arvan paljudele, aga samas mõndadele see meeldib, aga kindlasti ma ei ole asendatav. Ja üks asi, mis suhtlusega veel kaasa tuleb, ongi siis see, et tundides võiks rohkem vestelda, sest et eriti keeleainetes, kus vestlus on üks kõige tähtsamaid asju, et õppida keelt, aga ka teistes ainetes siis lihtsalt rohkem õppida oma arvamust avaldada ja võib-olla julgem olla esitlustega. Ja viisakus ja julgus tuleksid ka siis sellega kaasa kindlasti. Juhtimine, see on üks asi, mida väga paljud firmad vajavad. Oskus teha ise otsuseid ja nagu ma ennem rääkisin, siis mida vähem kontrolli meil koolis on, seda vähem me oskame tuleviku elus otsuseid teha ja vähem juhtida, vähem loovaid ideed tuleb meilt, sest et me oleme harjunud lihtsalt kastis mõtlema. Ka kindlasti positiivsus ja heale eluvaade on siis üks asi, mida tahetakse firmades ja ka koostöö teiste inimestega, aga ma arvan, sellega on koolis tegelikult üsna hästi, et kool ikkagi pakub koostöö võimalusi ja grupitöid üsna palju. Ja teine asi, mis võiks mõjutada neid asju, mida me koolis õpime, on päris elu, millega tegelevad inimesed 20. 60. eluaastani, mis probleemidega nemad tegelevad igapäevaelus. Ja tihti need ei ole matemaatika, bioloogia või mingi aastaarv Rooma ajastust. Ei, meil igapäevaselt me tegeleme suhetega inimestega, karjääri, pettumuse, vananemisega, tihti masenduse või peredega, võib-olla ka töötamisega, kuidas leida töökohta, mis rahuldab meid või siis psühholoogia, kirjandus, meditatsioon või lihtsalt looduses olemine, tervislikkus, uni, toitumine, trenn, kuidas treenida end ohutult, kuidas elada hästi ja vabadus, et me tegelikult saame siin maailmas teha ükskõik, mida me tahame. Et need on võib-olla asjad, mida saaks tuua kooliainetesse natukene rohkem. Ma tean enda kooli kogemusest, et minul on kursusteks näiteks joogad, meditatsioon, matkamine. Ja kui tuleb aus olla, siis need on kõige kasulikumad tunnid, sest et seal õpetajad ongi meil nagu mentoriks, jagades veidi oma filosoofiat, elukogemust ja samal ajal pakkudes meile mingit tegevust, mis arendab meie aju väga tugevalt. Ja nad vastavad ka alati küsimustele, miks seda on mõttekas teha. Need on 3 sellist kokkuvõtet 3 probleemist, mis ma tunnen, et on väga suured koolis. Ja nüüd ma pakuksin välja enda sellise ideaalse kooli. Sest väga raske on leida lahendusi, aga väga kerge on leida probleeme, nii et kui ma ei pakuks lahendust, siis see oleks väga palju väärt. Ma kujutan ette kooli, kus
sa lähed hommikul kooli, sul on küll su klass, seal on õpetaja, klassijuhataja näiteks, ja te räägite, te panete paika eesmärke selleks nädalaks või siis, mis te üldse tänases tunnis teete, ja samamoodi nagu uurimustöö juhendajad, kes aitavad meid uurimustööga, siis klassijuhatajad võiksid meid aidata oma õppimisega. Ja peale seda meil on aega mingi 5 tundi näiteks olla koolis, kus siis on ka muidugi söögivahetund, aga ülejäänud aja me tegelikult tegeleme kas gruppides või üksi enda projektidega või oma eesmärkidega. Ja kui meil on abi vaja, siis me saame minna näiteks sellistesse huviringidesse või teistmoodi võib neid seata konsultatsioonitundideks, mida õpetajad peavad, aga need ongi vabatahtlikud, kui sa tunned, et sa ise ei jõua enda eesmärkideni. Ja näiteks iga reede võiksid õpetajad või siis teised õpilased või keegi tulla pidama loengut erinevatest teemadest, mis nende jaoks huvitab, mis on nende jaoks tähtis. Ma ikka veel mäletan mingi 7. klassist, kui me bioloogias tegime esitlusi enda lemmikloomast, nagu lemmikloomast. Me võisime valida ükskõik millise looma siin maailmas ja teha nendest esitluse. Ja mõned inimesed läksid väga sügavale ja see oli huvitav. Ja ma arvan, sellised esitlused igapäevaelust, mis me näeme, et tead, mina hakkasin näiteks päevikut pidama ja see muutis mu elu ja selliseid lugusid me tahaks kuulda. Või siis keegi räägib, kuidas ta käis talvel ujumas, talisupplusega tegemas. Et sellised loengud näiteks 1 kord nädalas oleks väga vinge idee. Ja siis suurema aja ongi meil sügav õppimine, ehk siis mitte liiga palju tunde, motivatsioon, mis tuleb aktuaalsusest, huvist ja kontrollist iseenda ajagraafikute üle ja ka ajast seda täide viia, õpetajatest, kes on mentorid ja koolisüsteemist, mis toetab aineid, mis tegelikult meil päriselus vaja läheb. Sest et ikkagi lõppude lõpuks me tegelikult tahame õppida. Me kui õpilased, me tahame areneda ja õppida, lihtsalt seda tavaliselt ei juhtu koolis, sest et see süsteem ei ole kõige sõbralikum selle jaoks. Kui teil on küsimusi, siis võite julgelt küsida. Ma lähen nüüd. Tšau!